Tere ilusat pärastlõunat! Mina olen Eva-Kirsi Poodi siitsamast Tartu Loodusmajast ja igapäevaselt toimetan Rohelise kooli programmiga Eestis. See on programm, mis on seotud loomulikult keskkonnaga, on seotud toiduga, toidujäätmetega ja nii edasi. Mõne sõnaga tutvustan programmi lähemalt, et kes ei ole kuulnud, saate aimu, saate võib-olla soovitada oma õppeasutusele, oma tuttavale õppeasutusele, mõelda ka selle programmi peale. Ja tutvustan siis lõpus ka toidu raiskamise vähendamise nippe, mida me oma võrgustikõpetajatelt oleme siis kokku kogunud. See programm on ülemaailmne. Täpid on siin kaardi peal näha, kõige rohkem on ikkagi Euroopas, aga on tõesti ka teisel pool maakera, et on väga põnevaid riike, kellega siis on tegelikult ka menüüde ja toidu vallas võimalik koostööd teha. On liitunud siis tõesti siin üle 70 riigi, mõnes riigis on see väga massiline, mõnes on mõni üksikõppeasutus, et on rahvusvahelised koolid, liikmed, et see sõltub tõesti väga riigiti, on erinev. Aga üldiselt on selle programmi abil siis ligemale 20 miljonit last, õpilast on seotud, teevad siis seda 7 sammu, mis on programmis soovitatud ja tegelevad keskkonnateemadega. Ja siin on meie Eesti kaart, et meil on hetkel 102 keskkonnamärgise roheline lipp omanikku. See märgis antakse 8 aastaks, kes võib-olla tuli vaatas natukene kõrgemale meie majja tulles, siis ka meie maja ees lehvib roheline lipp. Me ise huvikoolina oleme samuti selle võrgustiku liikmed, niimoodi, et meil on siis 2 rolli. Me kõigepealt liitusime tegelikult ise huvikooliga ja seejärel tuli üle-eestiline koordineerimine ka meile. Ja meie oleme siis üks nendest keskkonnamärgise omanikest. Ja liituda saavad nii koolid kui lasteaiad ja lasteaedade seas oleme me hetkel endiselt populaarsed. Et nimi on küll roheline kool, võiks olla roheline õppeasutus, aga see ei ole väga suupärane. Et nagu me siin tegelikult terve päev oleme ilmselt sõna kool kasutanud rohkem, siis laiendame seda ja mõtleme ka eelnevalt, mõtlesime tegelikult ka lasteaed ehk siis õppeasutusi. Ja meil on ka huvikoole, siis meie ise oleme siis ju huvikool. Ja tegemist on sellise programmiga, mis on tegelikult eluviis, et ta aitab tuua keskkonnateemad hästi süsteemselt ja terviklikult õppeasutuse tegemistesse. Et täna me räägime siin toidust, puudutame jäätmeid, toidu keskkonna mõjust, aga tegelikult meie igapäevane tegevus on laiem ja Roheline kooliprogramm pakub siis sellist tööriista, et kõik need elu erinevad küljed siis ära kaardistada ja nendega siis arvestada ja püüda oma seda keskkonnamõju vähendada. Ja õpilaste seisukohalt ta annab võimaluse arendada ka erinevaid eluks vajalikke oskusi siis selle programmi elluviimise tegevuste abil. Ja lisaväärtus veel kindlasti on see sama võrgustik, et on need sinu inimesed, sinuga ühte sarnaseid väärtusi jagavad, kellega saab vahetada kogemusi, hästi praktilisi nippe, nõuandeid, arvestades sellest, et kellelt teie tellite seda ümber töödeldud paberist tehtud paberit. Täiesti selliseid rohujuure tasandi väikseid küsimusi, liigiti kogumise süsteemid, kes just ostsid, kus te ostsite, kompostrid ja kõik need muud teemad. Ja muidugi siis ka suuremad ja laiemad teemad. Nii, ja programmil on, me ütleme, et on 3 alustala, koosneb justkui 3 osast natuke, et on 7-sammuline tegevusjuhis, kiirelt näitan, mida see siis tähendab, sest et me keskkonnahoidlikud saame olla ju erineval moel. Meil on ju õppekavades on läbiv teema, on jätkusuutlik areng, keskkond. Kõik justkui paberi peal ju tegelevad sellega, peavad tegelema. Iseasi on see, et kui süvitsi ja kui kvaliteetselt. Aga et siis selle Rohelise kooli eripära on siis need 7 sammu, mida tuleb teha ja õppeaastas tuleb valida 3 teemat. Kokku on 12 teemat ja on siis võimalus taotleda endale seda keskkonnamärgist. Nii, ja siit on pildi peal on siis see lipp on siin näha ja on ka mõned juba õpilaste tegevused. Ja need 12 teemat, nende seas on siis, nagu te näete, et mis tänast konverentsi meil rohkem puudutavad on toit, tegelikult ka siin tervis ja heaolu, õueala, ehk siis ise toidu kasvatamise pool,
kliimamuutused ehk siis see mõju, jäätmed, jäätmetekke vähendamine ja millega eelmisel õppeaastal meil õppeasutused siis tegelesid. Kõige rohkem tervis ja heaolu, mis on mõistetav, siin meil muud olud on selle teema keskmisest rohkem fookusesse toonud, elurikkuse ja loodusega ka, aga ka õuealaga ja kui näete, siis toit, prügi, jäätmed samuti on täiesti niimoodi tihti valitavad teemad ja neid, mis õppeasutused tegelikult oma tegevuse siis ka nii-öelda kombineerivad omavahel siis, et kuidas neid teemasid siis käsitleda. Mis sellel aastal tulevad, et hetkel meil nii-öelda selle koondi koostamine käib. Need 7 sammu, mida ikka õppeasutus läbi teeb, on siin pildi peal olemas, et on keskkonnatöörühm, kes tegelikult seda ratast nii-öelda veeremas hoiab ja nende eestvedamisel tehakse selline põhjalik olukorra kaardistus. Ja selleks, et midagi sisukalt muuta, on vaja teada, kus te olete. Kui igaüks praegu hetkel mõtleb, kas te teate, mis teie asutuses saab näiteks toidujäätmetest, kuhu nad lähevad? Majandusala inimesed teavad, õpetajad ei pruugi teada. Et nagu ka sellist teadmist üldse saada, et siis on see keskkonna ülevaatus vajalik. Ja selle alusel tehakse siis juba tegevuskava elluvis, nagu iga teise tegevuskava puhul on vajalik vaadata, et kas me siis seda ka teeme, on sellest kasu vajadusel teha muudatusi ja mis on väga oluline, mis on siit ka hommikul läbi käinud korduvalt, on see, et need teemad jõuaksid tõesti õppetegevustesse, ehk siis ka õppekavaga lõimimine. Et kuidas me neid teemasid siis viime koolis oma igapäevaste tundide, erinevate kampaaniate, koolidel, õppeasutustel, lasteaedel on oma traditsioonid. Et kuidas me tähistame isadepäeva, kuidas me tähistame jõule ja kuidas me neid teemasid saame sinna siis nii-öelda heas mõttes sisse lükata. Et need võimalused on ju kõik olemas. Ja siis kaasamine ja teavitamine, ehk siis, et laiema kogukond, üks asi on õppeasutuse enda pere, aga teine asi on siis koolide lasteaedade puhul lapsevanemad. Võib-olla on mõned aktiivsed, on need külaseltsid, linnaosaseltsid, ettevõtted, raamatukogud, et kes see kogukond on tegelikult, et eks see sõltub õppeasutusest ja see ka esimesel aastal loomulikult ei jõua kõike teha, et see on selline pikaajaline protsess, et nagu ma armastan öelda, et see rohelise kooli programm, et ta ei ole selline sprint, vaid ta on ikkagi maraton ja tuleb seda treenida ja see peab olemagi sul elustiil loomulik osa aja jooksul siis muutuks. Ja kokku lepitakse konkreetsed keskkonnapõhimõtted. Et siin on mõni näide kiiresti, et mis see ülevaatus siis tähendab, et on olemas näidisküsimustikud, et kuidas see kaardistamine siis käib. Et kas koolisöökla kasutab kohalikku toorainet, eks ju, et kui õpilased sellele vastavad keskkonnatöörühmas, peavad olema pooled õpilased, vähemalt pooled ka õpetajad, et ilmselt kas olete sellele mõelnud, kas te teate, et siis on võimalus minna uurida. Ja nii edasi, oktoobrikuu õiglase kaubanduse kuu, et kas üldse õpilased saavad või kas te ise saate sellest küsimusest aru, et mis see tähendab, et õiglase kaubanduse tooteid, et siit on ka juba selle kaardistamise käigus on selline õppimise protsess juba alanud. Ja siis siit jäätmetekke vähendamiseks ka siis mõned näited küsimustest, et kas te kompostite oma biojäätmeid, kuidas, kuhu need lähevad, eks ju, ja nii edasi, et selline ülevaat ära teha. Ja siit siis kommentaarid, märkused, eks siit ju see tegevuskava siis hakkabki välja kujunema, et mis siis oleks vaja teha ja teine asi muidugi tõesti, et kõike ühe korraga ei jõuagi teha. Ja siin on mõned näiteid siis keskkonnapõhimõtetest. Ma just tänast ettekannet niimoodi ette valmistanud mõtlesin, et kui palju meil on keskkonnapõhimõtetes nagu toiduteemad sees, et ega väga ei ole. Et meil nagu endal huvikoolil, siin keskel on meie enda huvikoolis, eks ju, meil ei olegi organiseeritud toitlustust, aga teistes õppeasutustes on. Et see on ka endal nii-öelda huvitav märkamine, et on küll taaskasutus, eks ju, jäätmetekke vähendamine, et need teemad on sees, jätteliigide sorteerimine, aga näiteks menüü osas ei tulnud mul ette ühtegi näidet. Ma pead ei anna, aga et meil on tõesti õppeasutusi palju, aga et mul kohe niimoodi ei tulnud. Et paneks siia pildile, saaks teile näidata. Ehk siis ka just selle toidu keskkonnamõju teadvustamisel arenguruumi on. Nii, ja siit see keskkonnamärgis veel see lipu taotlemise võimalus, see toimub meil siis kevadel.
Ja siin mõned näited, et mida meil võrgustikus siis õppeasutused teevad, sest iga õppeasutus on nii-öelda omanäoline, nagu ma ütlesin, et need teemad valib igaüks ka ise, et mitte kõik ei tee, et me sellel aastal tegeleme selle ühe teemaga, vaid on need nii-öelda, kellel on see energiateema fookuses, kellel on just toit ja jäätmetekke vähendamine, aga et siis mõned siit väljavõtted, et mis on väga tavaline ikkagi see toidu ise kasvatamine eelkõige lasteaedades, aga on ka mõned kooliaiad ja selle siis tegelikult tõesti toiduks tegemine ja selle siis nii-öelda ära söömine, ära tarbimine, et nii nii-öelda ahjude pliitide abil kui ka siin erinevad tee joomised, juba ka looduslike taimede tundma õppimine, et on üks osa paljudest tegevustest. Ja meil on ka näiteks väga palju kasvuhooneid juba kasutuses oma võrgustikus, et mitte ainult need avapeenrad, muidugi aete kasvatamised, igasugused sellised. Siis toidujäätmete tekke nagu vähendamisel on ka peale minu ettekannet kuuleme Paikuse lasteaia Seljametsa maja näidet. Enne lõunat kõneles Midrimaa lasteaed, kes on ka meie võrgustikus, on ka rohelise lipu omanikud. Et neid selliseid kokkuhoiu näiteid on ka toredaid, et siin on mõned, kui oli siin koroonaaeg, siis mitte ainult Saue, sellal oli ta gümnaasium, mitmed koolid said aru, et need toidupakid, mida koju saadetakse või koju viiakse, et tegelikult sealt läheb osa raisku, sellepärast et perede eelistused on ju erinevad toiduainete ostmisel, et siis pakuti kohe seda võimalust, et kui sinul üks või teine toitaine siis ei sobi teie perele, et olge head, jätke see siia ja me saadame selle edasi neile, kes sobib. Et just selliste märkamiste ja ka tegutsemiste selliseid näiteid on meil rohkesti. Toidupangas käiakse abis, Randvere koolis teavituskampaania, selle kohta mul pilti ei olnud kohe panna, oli tõsta nii palju kui sööd koolisööklas, ehk siis ka nende õpilaste just enda algatused. Et kui on tegemist kooliga, siis on see rõhk, et õpilased ise märkaksid ja ise siis algataksid neid tegevusi. Et saada ka see läbi see kogemus, et jah, me saamegi teha muudatusi ja muutusi ja nendest on kasu. Nii. Aga jah, ma selle nii-öelda toidu, neid näiteid on meil ka, et ma sellel säästu osas siis näitan teile ühte plakatit, kohe näitan natuke suuremalt ka oma võrgustiku toetamiseks, ehk siis, et kuidas ikkagi siis neid teemasid käsitleda, kus siis saada teavet, et meil ei ole seda suutlikkust, et kui meiega üks õppeasutus liitub, et me ütleksime, et kogu kooli perele on teil seal 100, 200 või 30 õpetajat, me teeme teile nädalase koolituse, et seda võimekust meil ei ole. Võib-olla see ei oleks ka õige, igal koolil on oma ja lasteaial oma teekond, aga me korraldame võrgustikule seminare, veebinaridele siis saab loomulikult rohkem osalejaid, seminaridel on natuke piiratum osalejad ja eelmisel aastal olid meil päris mitmel korral oli ka toiduteema sees. Oleme tutvustanud Elfi lahkel kaasabil, kui kõigepealt oli kalafoor, seejärel toidufoor, möödunud märtsikuus oligi meil siin kliimasõbraliku kooliköögi, Marilyn tutvustas, mis on teoksil, mis juhend on tulemas, taimset teisipäeva me soovitame. Ja muuseas, need kartused, mis on siit meil ka täna läbi käinud, need on ka täiesti olemas. Olen minagi saanud ühe telefonikõne, kui me soovitasime Rohelise kooli programmi õppeasutustelt, et taimne teisipäev, suurepärane võimalus, eks ju, et kui meie programmiga kaasneb ka paberimajandus, sest me anname välja keskkonnamärgist ja seal on vaja ikkagi nii-öelda tõendusi lisaks, siis täiesti paberivaba, saate koolitusi, saate retsepti, saate keskkonnamõju vähendada. Sain ka mina ühe telefonikõne lapsevanemalt, et no nii, kas Roheline kool suunab kõiki veganiks hakkama. Et ühesõnaga selliseid stereotüüpseid lähenemise ja samas neid ei maksa naeruväärtistada, sest see on inimese mure ja hirm ja siis peabki vaatama, et miks see mure ja hirm on ja mida sellega siis saab peale hakata. Et neid jah on. Aga et võrgustikuseminaridel siis saab erinevat tuge ja uusi teadmisi, mis on siis toimumas, on see siis siin kliimamuutuste raportid või kuidas seda teemat õppeasutuses käsitleda. Ja eelmine aasta meil oli toiduteemal tõesti mitmeid seminare, üks oli koostöös Meeltekooliga, natukene nõuandeid toidu ja eri maitsetega harjutamise teemal ja see plakat, mida ma enne näitasin, pikkupidi on printimiseks kättesaadav meie kodulehel
Ja siia on kogutud siis kokku need õpetajate enda nipid ja nõuanded. Igalt seminarilt me pärast tegime väikse aruteluringi, et mis siis on need sellised head näited. Kõige olulisem, mis tõesti välja toodi ja mis on ka täna meil olnud siin, on ikkagi see ise eeskujuks olemine. Et kui palju me tahtmatult ise tekitame eelarvamusi, oleme me siis õpetaja rollis või lapsevanema rollis, juba ette ütleme lapsele ära, et noh, see ei lähe mitte. Et kahjuks selliseid tegusid ilmselt, kui kõik korraks kriitiliselt mõtlevad oma laused üle, siis ju me ise oleme ka midagi sarnast ikkagi teinud. Ja siis tõesti siin, kuidas anda lastele rohkem valikuid, kuidas neid sööma meelitada, praktilised nipid siin tõesti, et pange hästi söövad lapsed kehvemini söövate lastega istuma, veel palju nõuandeid toitudele nimede väljamõtlemised, menüüd, ühised koostamised ja nii edasi. Et ja kui Midrimaa tõi välja näite, kus neil oli tõesti, et lapsed valisid nii-öelda oma lemmikmenüüd ja siis järjest oligi iga päev see lemmikmenüü, mis andiski laheda kogemuse, et ühekülgne menüü tegelikult ei meeldi ka lastele lõpuks. Et ka see kõige lemmikum toit 5. päeval ei taha enam. Et noh, see kogemus on ka kindlasti väärt, aga noh, variant on kanda siis nii-öelda juba kokkade poolt rohkem läbimõeldud menüüd ja iga siis klass või rühm saab valida siis oma lemmiku ja saab ju öelda, et see nüüd sellel päeval on siis selle rühma või klassi valitud menüü. Et tekitada ka isiklikku suhet toiduga ja igasugused toidu kasvatamised. Ja siis teema, mis täna saab kindlasti väga arutletud ja ehk ka siis mõned nõuanded juurde, seesama toidu annetamise teema. Et ikkagi ole sa nii kokkuhoidlik ja mõistlikult tahes, kui sul jääb üle, mis on siis need nii-öelda seaduslikud võimalused, mida siis sellega teha või tegemata jätta. Aga siis ka, et kellel on neid piimaülejääke väga palju siin koolitoidu lisa PRIA rahadega, et siis ka seda võib siis anda kas lapsevanematele või miks mitte hakata mahepiima tellima, mis on kallim ja siis ei jäägi enam piima üle ehk. Aga küll võidavad nii tervis kui kliima ja elurikkus. Aga siis need on olemas ja ma arvan, et me saadame siis peale konverentsi siis lähipäevadel siis ka lingid. Siin on mitu linki läbi käinud, et siis ka sellele nõuannete nipinurgale saate lingi, et keda huvitab, saate korraks veel rahulikult vaadata ja mõelda ja jagada kolleegidega, ehk siis õpetajatelt õpetajatele. Aga minu poolt aitäh!